Me oleme 25 aasta jooksul digitaliseerinud päris suure hulga Eesti keskmiseid ja eelkõige suuremaid ettevõtteid ja panustanud just nende protsesside automatiseerimisse. Ja kui mõelda nüüd tänase teema peale, mis on nagu ESG ehk siis ettevõtete selline jätkusuutlikkuse areng, siis hästi tihti on ettevõtetel see arusaamine, et me räägime ainult keskkonnast. Tihtilugu me peame ka meelde tuletama ettevõtetele või endale isegi, et me räägime 3 valdkonnast. On keskkond, on sotsiaalne vastutus ja on juhtimine. Ehk tegelikult sinna alla käivad ka sellised komponendid nagu töötajate heaolu ja rahulolu, töötajate kaasamine, riskide juhtimine ettevõttes ja organisatsioonis laiemalt, läbipaistvus, tööohutus, energiatõhusus, digitaliseerimine ja lõpuks me räägime siis tegelikult aruandlusest ja ärianalüüsist seal juures ja raporteerimisest. Ehk tegelikult kui ettevõtted tihtilugu mõtlevad, et ESG on nagu ainult see raporteerimine, siis kõik need eelnimetatud asjad on seal enne seda ja annavad selle konkurentsivõime ettevõttele. Ehk see, kui me räägime sellest valdkonnast sellisena, siis siin digilahendustel ja IT-lahendustel on äärmiselt suur roll. Kindlasti see ei ole valdkond, mis peaks olema ainult kohustus ettevõtetele, vaid eelkõige ka see võiks olla selline sisemine vastutus, et me tahame panustada. Ja õnneks, kui me vaatame ka oma kliente, siis tõesti see huvi nende lahenduste vastu on väga suur. Näiteks üks meie väga hea klient, Baltikumi üks suuremaid tööandjaid puhastusteenuste valdkonnas, väga tõsiselt tegeleb sellega, investeeritakse väga märkimisväärselt sellesse valdkonda, et tõesti see, ja kui nende käest küsida, siis see peamine põhjus on siiski just nimelt see, et tagada oma konkurentsivõime turul. Ja sama tendentsi on näha tegelikult mitmete ettevõtete puhul nii riigisektorist loomulikult, aga ka erasektorist eelkõige, kuna need on meie kliendid valdavalt. Et selle teemaga jätkuvalt tegeldakse ja seda nagu kuidagi püüda laualt maha visata. Ja kui me räägime nagu täpsemalt eelkõige, et mis siis on need valdkonnad või kuhu panustatakse, siis ütleme, kus meie saame aidata on just nimelt nende ESG andmete kogumises, ehk on see siis süsiniku jalajälg ja kõik, millest see moodustub, või ka näiteks töötajate vastav info, siis, ja teiselt poolt siis loomulikult raporteerimine. Nii palju, kui see on siis vajalik ja muidugi, kui me räägime raporteerimisest, siis üks oluline osa on ka selles see, et mitte ainult, et me saadame need raportid välja, vaid see info oleks ka ettevõtte juhtidel olemas, et mida me saame parandada, mida me saame muuta ja kus me saaksime olla veel efektiivsemad.